Tere aiandushuvilised! Siin Hortikumi kanalil räägime me erinevatel aiandusteemadel. See kevad on möödunud meil väga kiiresti. Ja kui sa oled alles nüüd jõudnud oma aeda toimetama ja näed, et sul on vaba pinda ja jaanipäev on ju ka lähenemas, siis ära karda, sa pole millestki ilma jäänud ja tegelikult on meil väga palju liike, nii toiduks kui ka silmailuks, mida veel saab seemnest külvata ja nad jõuavad ka veel piisavalt suureks kasvada. Aga võib-olla sa oled hoopis selline nobe aednik, kellel on nüüd taas aiamaal või rõdukastis või aiakastides vaba pinda tekkinud, et võib-olla sa oled just üles võtnud oma redised või lehtsalatid ja nüüd mõtled, mida veel võiks külvata. Ja õnneks on Hortikumil väga lai seemnevalik ja kindlasti leiad ka sina midagi, mida veel sa külvata sooviksid. Me tegime oma meeskonnaga ka väikse eelvaliku, mida me iseenda aedades veel sel aastal prooviksime. Ja ennekõike kõige parema tulemuse saab alati, kui külvata juurde erinevaid maitsetaimi. Ja till on just üks selline, mida võib külvata veel suve jooksul ka peale jaanipäeva mitu korda. Eks ikka selleks, et meil pidevalt oleks seda värsket ürti juurde võtta. Ja tilli meeldib ju meile kasvatada ka sellepärast rohkem, et tema on väga hea omadus säilida ka sügavkülmas. Ja kui me oleme marineerijad näiteks siis meil, või hapendajad, siis meil ei ole ju midagi selle vastu, et meil oleks tilliõisikuid võtta. Ja teine selline on ikkagi petersell, et kas ta on siis laialehine vorm või käharalehine vorm. Tema on selles mõttes huvitav, tema on 2-aastane. Et kui sa jätate talveks maha, siis kevadel ta ju uuesti pistab oma rohelise nina välja ja me saame jälle neid rohelisi lehti võtta. Ja kui jätta kasvama, siis ta teeb ka imelisi õisi, valgeid õisikuid, mis siis ka tegelikult meie tolmeldajatele väga meeldivad. Kindlasti, keda tasub ka mitu korda külvata, on ju erinevad basiilikud. Et siin on mul selline hästi klassikaline variant, mida inimesed on harjunud tarbima. Aga kui sa soovid ennast üllatada, siis tegelikult on valikus ka erineva maitsenuanssidega basiilikuid ja ka erinevaid värve. Ja teistest ta erineb selle poolest, et tema seeme külvatakse siis ikkagi mulla pinnale ja seda ei tohiks mullaga katta, sest tema on valgusidane. Kui maitsetaimedega on asi selge, aga ruumi on aiamaal veel, siis tegelikult võib ju veel külvata ka erinevaid juurköögivilju. Seemnes sobib kasvatada näiteks lehtpeeti ja sageli ka kogenud aednikud tegelikult oma lemmikpeedisorte külvavadki jaanipäeva paiku. Sellepärast, et siis on nad septembriks-oktoobriks, kui on viljavõtmise aeg, sellise paraja suuruse endale alla kasvatanud, aga ei ole mitte liiga suured. Sest kes on kodukokad, need teavad, et liiga suurt peeti on köögis lihtsalt võrdlemisi ebameeldiv käidelda. Aga siin on mul üks sort Pablo, mida ma ikka kiidan, sellepärast, et tema on ka tuntud oma erakordselt hea magusa maitse poolest ja on võitnud enda poole inimesed, kes võib-olla sageli punapeeti ei armasta. Nii et kindlasti võiks ka seda vaadata, aga minule meeldib veel erineva kujuga peetega kasvama panna. Ja keda veel võib jaanipäeva paiku kasvama panna ja mõnikord ka soovitatakse kahjurite pärast, sest siis porgandikärbes ei leidvat enam porgandit üles aiamaal, on ju tegelikult ka väga hea nõuanne. Ja porgandiga ongi selline sama lugu nagu peediga, et kui ta jaanipäeva paiku külvata, siis ta kasvatab sellise paraja suuruse meie sügiseks, kui on aeg viljad üles korjata. Nii et ta ei kasvaks siis liiga suureks, aga säilitaks oma sellise mahlakuse ja ilusa värvuse. Nii et need 2 tükki ka veel jõuavad sel suvel oma koha mullas. Aga köögiviljadest veel. Sel aastal ma olen hästi palju sotsiaalmeedias näinud selliseid murelikke postitusi, et minu kurgid ei idane, minu seeme ei lähe kasvama, mis ma olen maha pannud. Ja teate, see pole kuidagi seotud sellega, et seeme on halb või et aednikuoskused pole piisavad. See kevad lihtsalt on olnudki teistsugune ja isegi minul ei tulnud kurk üles. Nii et mul on veel päris palju vaba aiamaad ja seda sama lühiviljalist kurki ma panen veel ja veel maha. Ja kuna ma ise olen ka suur marineerija, siis mulle tegelikult see mõnes mõttes ka sobib, et selle saagi, mida ma soovin värskelt tarbida, selle ma saan varem kasvanud taimedest. Aga need, kelle ma panen nüüd veel jaanipäeva paiku maha, need ongi need kurgid, mida ma sügisel marineerin. Nii et kõik on tegelikult selles mõttes ainult väga hästi ja see natukene hajutab ka minul seda tarbimisperioodi. Ja kurkide puhul seal on väga palju erinevaid lühiviljalisi sorte, mille vahel te saate valida.
enamus neist on partenokarbsed, mis välistab ka selle tolmeldajate probleemi ja mõruainevaba. Aga kurkidega on ikkagi see, et iga aednik peab ise proovima ja katsetama, et milline kurk siis ka tema aias kõige paremini kasvab ja mis kõige paremini maitseb. Aga keda veel võib maha panna jaanipäeva paiku ja nad jõuavad ka ilusti piisavalt suureks kasvada ja õitseda ja kaunu kasvatada, on siis aetuba. Ja siin on ka nende madalate sortide segu, nii et kui nad kasvama hakkavad, siis tegelikult on ka põnev jälgida, mis läbi kaunad neile tulevad. Ja nad on tõeliselt tegelikult, kui ma praegu panen, siis ma saan juba tegelikult augusti lõpus tõenäoliselt, kui ilmaolud on soodsad, endale neid kaunu võtta. Ja teine, keda mina ka külvan mitu korda just sellepärast, et seda tarbimisaega laiendada ja pikemaks teha, on loomulikult aeternes. Ja siin on mul jällegi üks selline varajane sort, mis on suhteliselt madalakasvuline, nii et ma ei pea ka toestamise pärast väga palju muretsema. Et kui ma nüüd ka veel jaanipäeva paiku tema maha panen, siis ma saan veel kooli alguseni tagada selle, et mu laps saab käia aias ja neid magusaid kaunu endale korjata. Nii et ka sellist nippi võib kasutada, et kui külvata neid köögivilju ja maitsetaimi jaanipäeva ajal, siis ainus põhjus pole see, et varem pole jõudnud, vaid see, et see aitab ka meil seda tarbimisaega siis pikendada ja võtta sellest suvest absoluutselt maksimumi. Aga midagi ka silmailuks. Siis mul jäid silma just sellised üheaastased lilled ja ennekõike just saialille. Tema on küll selline, et nii kui ta mulda saab, kohe ta idaneb ja kasvama ta hakkab ja teeb meile selliseid imeilusaid õisi ja neid saab ju tegelikult endale ka teesegude sisse nuppida ja loomulikult teevad need rõõmu ka meie aia tolmeldajatele. Sinna kõrvale sobib hästi eestlaste lemmik rukkilill, et ka rukkilille võib külvata suve jooksul mitu korda. Ta läheb kiiresti kasvama ja miks mitte teda ka endale see suve lõpupoole lõikelillena kasutada. Ja kui nemad näiteks saialill ja rukkilill, kui ka mitte kõiki õisi ära korjata, siis nemad teevad isekülvi ja võite ka järgmisel aastal siis kevadel juba uusi seenikuid sealt leida, ilma et te ise oleksite juurde külvanud. Kõige suurem seeme nendest üheaastatest lilledest on sellel mungalillel. Ja tema ka mitte ainult ei paku õiteilu ja ei lähe kiiresti õitsema kohe, kui ta on kasvama hakanud, vaid ka neid lehti ja õisi saab siis endale salati sisse noppida ja neid õisi kasutada söödavate õitena või toidu garneerimiseks. Ja meie aia tolmendajatele ka tegelikult mungalill ikkagi väga meeldib. Nendest üheaastastest lilledest üks erilisem on veel ka see Siberi magun, mis meile tegelikult kõige rohkem meenutab ju mooni oma selliste iluste värviliste ja graatsiliste õrnade õitega. Aga kui need seemned siin vajavad kindlasti korralikku külvi ja mullaga katmist, siis Siberi maguna puhul tuleb ta siis hästi õrnalt lihtsalt külvata mulla pinnale ja sealt hakkab ta kohe ise arenema, et seda siis mitte mullaga katta. Et see võib-olla tundub natuke selline, et kuidas see võimalik on, kuna see seeme on hästi tolmpeene, aga ta tegelikult on väga kiire arenguga. Aga tuleb ka siis tähele panna, et kui neid kõiki külvata, et need mitte siis külvata liiga tihedalt, et jätta neile ikkagi piisavalt ruumi kasvamiseks. No kui on juhtunud, et ikkagi tuleb liiga palju neid üles, siis lihtsalt natukene harvendada. Et kui ma niimoodi ka panen nad üksteise kõrvale kõrvuti sees, siis see värvide mäng on ju tegelikult lihtsalt väga ilus. Nii et jõuab üht-teist endale ka seemnest silmarõõmuks kasvama panna. Ma väga loodan, et sa said natuke inspiratsiooni juurde, et kui sul neid seemneid veel ei ole, siis sa saad need soetada endale Horticumi e-poest ja igal juhul, kuna loodus tühja kohta ei salli, enne kui umbrohus selle vallutab, siis miks mitte külvata üht-teist seemnest, sest olgugi, et jaanipäev on käes, me ikka veel jõuame midagi kasvama panna. Mina vaatan nüüd üle, kus mul see vaba mullapind on, aga sinule soovin ma toredat aiandamist.